Nii, siin on siis näha see küsimustik, mille põhjal me inimesele määrame need vajalikud vitamiiniretseptid. Et see algab siis üldandmetega, nagu soo ja vanuse kohta on siin esitatud küsimused. Siis lähevad küsimused natuke täpsemaks, sest me võtame arvesse ka väga konkreetseid eluviisi puudutavaid küsimusi, alkoholi tarvitamise, suitsetamise kohta, sportimise kohta ning küsime ka siis inimese toitumisvalikute kohta, sest et see ilmselgelt väga selgelt mõjutab ka vitamiinide osakaalu selle inimese organismis. Lisaks on eraldi peatükk tarbitavate ravimite kohta ning tervisliku seisundi kohta. Näed sa üldse, kui mul siin klaver ees on või? Mina näen. Nii. Ja lõppkokkuvõttes siis antakse kokku selline tabel, kus on siis näha selle konkreetse isiku vastuste põhjal moodustunud see vitamiiniretsept. Et siin on võrdlus käib siis soovitusliku päevase koguse vastu ja on näha, et millised on need protsendid ja kogused, mis siis sellesse konkreetsesse kapslisse lähevad. Ja see retsept läheb siis ka meil laboris töösse. Seda on võimalik ka manuaalselt muuta, et kui näiteks klient juba teab, et ta tarbib mingit asja lisaks, näiteks paljud võtavad eraldi D-vitamiini kapsleid või tilku, siis on võimalik see kogus vähendada, et see ei läheks kokku toksiliseks. Et see on siis see, mis läheb meil laboris töösse, mille alusel pannakse kokku need kapslid. Kliendini jõuavad need siis sellises karbis. Siin on näha ka, mis hooega on tegemist, et need retseptid varieeruvad ka hooajapõhiselt, et suvel ja talvel on vajalikud vitamiinikogused ka mõnevõrra erinevad, mida me võtame arvesse. Ning siin karbis on siis näha on rasklaustuvad vitamiinid ja vesi laustuvad vitamiinid. Ning tarbimine ongi siis kumbagist pakendist 1 kapsel päevas. Lisaks on kliendile kaasas infoleht, kus on ka täpselt temale kokku pandud koostis välja toodud ja lisainformatsioon ka.